Eelmisel nädalal kukkus tervisesportlase koer Pirita Kosel sügavasse betoonauku. Õhukese vineeriga kaetud settekaev asus Konstantin Pätsi nimelise vabaõhukooli territooriumil. Ohtlik lõks oli oma esimest ohvrit kannatlikult juba 8 aastat oodanud ja on suur vedamine, et sinna polnud veel ükski inimene sisse kukkunud. Pirita linnaosavalitsuses kuuldi salapärasest august alles reporteri vahendusel. Reageeriti kohe. Betoonauk tunnistati ka ametnike poolt väga ohtlikuks ning lubati see kiiremas korras likvideerida. No see auk siin oli kõigest 8 aastat. Pärast reporteri sekkumist on see nüüd kinni aetud. Paraku on liiva puudu jäänud ja üks surmalõks on seal taga veel. Loodame, et sinna keegi siis ei kuku. Paraku pole see kooli majandusjuhataja sõnul sealkandis ainuke ohtlik kaev. Seal on, tähendab neid rohkem veel, seal on see Drenaaži kaev tähendab, kuhu jooksevad allikaveed sisse ja seda me praegu täis ajada ei saa, sest drenaaž peab töötama. Aga kas ei oleks nagu mõeldav siis või on see liiga palju tahetud, et sinna pannakse korralikumad kaaned peale või vähemalt hoiatavad sildid? No seal omal ajal olid kaaned, aga need on sealt lihtsalt öeldes pihta pandud. Tähendab, algul läksid metallluugid ja siis läksid need raudbetoonkatted ka, kellelgi oli vaja need. Täiendavad sildid pannakse veel välja, laupäeval me saame nad kätte, nad on tellitud juba, praegu nad on valmistamisel. Kuid ega silt üksinda inimest tagasi ei hoia. Inimene, kes on harjunud aastakümneid siit käima, ta käib ikkagi. Kuigi tegemist on eramaaga, siis vaevalt, et tervisesportlased niipea juba tuttavaks saanud radadelt lahkuvad. Ja miks nad peaksidki? Sest territoorium on ju märgistamata ja aeda pole ka ümber. Lisaks sellele võib seaduse järgi iga soovija erametsas päikese tõusust päikese loojanguni viibida. Kooli ette on küll paigaldatud sissesõitu keelav märk ja selle alla on pandud ka mingi peaaegu loetamatu tahvlike. Aga need on pandud nii kõrgel, et neid võib-olla lihtsalt ei märgata. Nii, tohib tülitada ka? Võiks küll, jah. Jooksete tihti siin? Ütleme nii, et 2 korda nädalas ikka leian aega. Aga see pidi olema väidetavalt eraterritoorium, kus teate sellest midagi? Aga sellest ma ei tea mitte midagi, sest et siin nagu märke ei ole otseselt, et ma näeks, et see on eraterritoorium ja kui see oleks isegi eraterritoorium, et siin on rada, mis on juba 10 aastaid, mis ma olen jooksnud, et ma püüaks ikka kuidagi moodi selle raja peale saada. Aga siin niisugused surmakaevud, kuhu eelmine nädal koer sisse kukkus, et teadsite ka, et siin niisugune asi on? Vot seda ma ei tea, sest et kui ma tavaliselt tulen siit keeran, et eks ma olen siis lihtsalt üle hüppanud selle augu või ümber jooksnud, et ma ei ole tõesti tähele pannud seda. Kuigi Pirital on nüüd üks ohtlik auk vähem, siis tasuks sealsetes metsades sportijatel ikka oma jalgade ette vaadata. Nii on tervislikum ja oleks ju eriti narr, kui metsajooks lõppeks haiglavoodis.